Talumees ja tema pojad. Elas kord üks talumees, kelle elupäevad olid lõpukorral ning kes otsustas seetõttu oma pojad enda juurde kutsuda. Kallid pojakesed, ma töötasin oma elu jooksul palju ja nüüd on mul hea meel, et saan teile jätta varanduse, ütles ta neile. Pojad olid loomulikult rõõmsad. Kui tore, kes oleks osanud seda arvata, et isal on varandus. Hurraa, me ei pea enam põldudel tööd rügama, mõtlesid 3 poega. Te peate hoolt kandma põldude eest, nii nagu mina olen seda alati teinud, jätkas hea isa. Kuigi pojad ei paistnud teda enam väga kuulavat, katsume välja uurida, kuhu ta haarde peitis, sosistasid poisid omavahel, selle asemel, et kuulata. Kuhu sa varanduse peitsid, isa, küsisid pojad talt, kuid isa hääl muutus aina nõrgemaks. Ta sonis midagi viinamarja istandutest, mida pidi pükama, kus pidi maad kaevama, kevadel tuplisti kastma ning veel kord ümber istutama. Ning sügisel on viljakoristuse aeg. Iga natukese aja tagant segasid poisid talle vahele. Jah, aga varandus. Isa ütle, kus varandus on, kuhu sa ta peitsid? Aga ei midagi. Isa rääkis ikka edasi. Poisid muutusid aina kannatamatuteks. Nõnda kõndisid toas edasi-tagasi ning vahetasid üksteise kummalise pilke. See on mõttetu, ta ei kavatsegi seda öelda, sosistasid nad. Vaene isa, ta on endast väljas. Talumees rääkis endiselt saagi koristusest, lehmade lüpsmisest, veini pudelisse ajamisest ja nii veel 2 päeva ja 2 sööd. 3. õhtul ütles ta lõpuks. Viinamarja istandusest leiategi aarde. Kaevake nii kaua kui jaksate ja vana talumees suri. Hurraa, ta ütles seda lõpuks. Varandus on viinamarja istanduses. See on peidetud viinamarja istandusse, hüüdsid 3 poega rõõmsalt. Mõne päeva pärast vaevu matusega ühele poole saanud jooksid 3 poissi labidatega viinamarja istandusse ning hakkasid iga vahes ja iga istiku tagant kaevama. Nad kaevasid ja kaevasid, kuid leidsid vaid vihmausse ja kive. Nad jätkasid niimoodi mitu päeva, kuid varandusest ei olnud jälgegi. Lõpuks lõpetasid nad otsimise ja andsid alla. Saabus sügis ning viinamarja istandus tõi nii palju saaki, et vennad korjasid seda mitmeid kuid, sest istandus oli tõesti korralikult läbi kaevatud. 3 venda said rikkaks ja varandus. Lõpuks said nad aru, et tõeline varandus oligi raske töö, mida nende tark isa neid läbi kavaluse tegema oli pannud.